Aitäh, et leidsite aja meie webinariga liitumiseks. Mina olen Irina Kruda-Digmaticsist ja täna räägin Microsoft Dynamics 365 Sales uuendustest ning eelkõige Copiloti ja AI rollist CRM-is. Ja nagu te kõik olete juba ilmselt märganud, et Microsoft on teinud väga suure sammu selles suunas, et CRM ei oleks enam lihtsalt andmete sisestamise tööriist, vaid oleks ka aktiivne abiline. Ja põgus sissejuhatus, et millest ma siis täna teile räägin, on see, et esmalt vaatame, et mis on siis muutunud Salesis ja tutvustan teile AI funktsioone, kaasa arvatud Copilotit. Ja vaatame ka ühte täiendavat võimalust, kus siis on võimalik AI agente seadistada. Ja teen ka kõige lõpuks ka demo selle kohta. Aga nüüd funktsioonidest põgus sissejuhatus enne demo. Vaatame siis selliseid funktsionaalsuseid, nagu on smart-based ja visualiseerimine. Et smart-based on siis selline nutikas andmete kleepimine, mis siis võimaldab andmeid näiteks kuvatõmmiselt kopeerida otse andmetabelisse ja näitan teile ka seda demos, et kuidas see käib. Siis näitan, kuidas on võimalik otse CRM-is andmeid visualiseerida. Ja siis on veel üks täiendav funktsionaalsus, mis on tehtud CRM-i sees andmetabeli vaadetesse, kus on siis võimalik andmeid grupeerida ja neid koondada, et siis saada kiirelt ja hõlpsalt ka juba tabeli vaates suurem pilt ette andmetest. Ja katsetame ka veidike Copilot Salesi valmis prompte ja küsime vabas vormis küsimusi. Ja nii nagu ka eelpool slaididel oli, et agentide teemat puudutame. Et selleks ma näitan teile CRM-is olevat tööriista, milleks on siis AI Hub. Ja AI Hubis vaatame siis, mis see üldse on, mis võimalusi see pakub ja mida inimene seal teeb ja mida peale seda AI agent on võimeline tegema. Ja liigume siis demo juurde. Nii, vahetan vahepeal ekraani. Nii nagu lubasin, esimene funktsionaalsus, mida ma tutvustan, on siis smart-based. Ja ma olen eelnevalt siin juba avanud müügivihjete avalehe, tühja vormi, kuhu ma tahan siis andmeid sisestada. Ja kui ma nüüd, mul on siia ka tagataustal juba kopeeritud tekst ühelt pildilt. Ja nüüd ma paigutan selle siia. Ja näete, ta paigutas siia andmed ilusasti ära. Ise panin need kõik siia paika. Et sedasi lihtsal moel on võimalik siis andmeid sisestada, ilma et peaks käsitsi andmeid kuskilt kopeerima ja saab need kenasti ära salvestada ja ongi juba teil müügivihje loodud. Nii, kohe liigun järgmise teema juurde, et ma siin väga suurt sissejuhatust ei hakka tegema, mis see CRM on, et ma näitangi põhiliselt, mis on juurde tulnud. Nii, ja nüüd ma lubasin teile näidata visuaalseid võimalusi. Et kui te nüüd vaatate, siis siin on klientide andmestik. Ja kui ma nüüd klientide andmestikus vajutan siia ühte nupukest, nagu on see visualiseerimise nupukene, siis tuleb selline AI-põhine vaade siia. Ja siin on võimalik siis erinevaid vaate, et need on eeldefineeritud ja tegelikult on võimalik siin ka
ise neid vaateid luua. Et saate ka ise genereerida vajadusel siin seadistada ja panna erinevaid filtreid ja muuta seda kuju, et kuidas ta neid andmed teile kuvab. Sellise nimekirja vaate pealt saate kiirelt enda jaoks sobiva valida ja ka ise defineerida neid võtmenäitajaid, mille alusel te soovite kokkuvõtet saada. See oli siis andmete visualiseerimise võimalus. Nii, liigun siis kohe ka järgmise punkti juurde. Slaidide sissejuhatuses ma viisin, et on tulnud uus võimalus, mis võimaldab andmeid grupeerida. Nii. Ja näiteks väga hea võimalus on nüüd kuupäeva välja pealt andmeid filtreerida ja grupeerida. Et näiteks te saate võtta andmestiku ja vaadata seda näiteks aastate põhiselt. Et siin on näha, et me oleme kasutanud seda demo keskkonda 2 aastat, siia erinevaid kirjeid loonud. Ja kui ma nüüd siit lahti klikin, siis ma näen detailsemalt, millised kuuluvad. Kui ma nüüd seda grupeeringut muudan, näiteks kvartalipõhiseks, siis ma näen juba kvartaalselt, millised kirjed on igas kvartalis loodud ja kui palju neid on olnud. Siis on veel ka nädalate, päevade ja ka näiteks majandusaasta alusel. Et on erinevad kiired võimalused grupeerida andmestikku. Ja tegelikult saab ka klientide nime järgi grupeerida andmeid. Nii, võtan selle grupeerimise maha. Nüüd tuli mingi väike error. Uuendan lehte. Vahel teeb süsteem huvitavaid trikke. Nii. Vaatame, kas nüüd õnnestub nime järgi grupeerida. Jah, nüüd õnnestus. Nii, aga siin jah, võtab ta siis ka ettevõtte nime järgi kokkuvõtteid, et siit on hea näiteks duplikaatkirjeid üles leida, kui on sama nimega, siis te näete kohe, et kui on duplikaatkirjad ja saate need korda teha. Nii, aga siis vaatame järgmist teemat, milleks on siis juba see AI-põhine tööriist, see on AI Hub, mis on siis keskkond, kus inimene saab seadistada enda jaoks abilist ehk siis oma kaaskolleegi, kes on võimeline siis sellised rutiinsemad tööd ära tegema, meie jaoks info ette valmistama. Ja Microsoft on loonud ka selliseid eeldefineeritud AI agente, keda on võimalik siis lihtsa vaevaga endale ettevõttesse kaaskolleegiks seadistada. Ja selleks on siis müügivõimaluste hindamise agent. On ka müügitehingute sõlmimise agent, kes teeb siis põhjalikuma uuringu andmete pealt ja vaatab ja soovitab. Ja ka müügitehingute sõlmimise agent. Et on ka selline agent loodud, kuhu siis saab anda ette teatud reeglid ja mille alusel see müügiagent hakkab siis tegutsema. Ja on ka andmete rikastamise agent, kes siis aitab otsida värsket informatsiooni kliendibaasis olevate andmete kohta. Ja kui näiteks mõnel kliendil on andmed muutunud, siis ta suudab need ka avalikust internetist meile töölauale tuua. Nii, aga vaatame ka põgusalt sisse, et kuidas see sealt seestpoolt välja näeb. Et kui ma lähen siia AI Hubi, siis ma saan vajutada siia
loomise peale, aga eelnevalt peab olema kindlasti olemas Copiloti litsents ja oluline asi veel, et on vaja ka juurde osta ja see arveldus toimub siis Microsoftiga mahupõhiselt, et sõltub, et kui palju te seda AI mahtu kasutate, et selle pealt siis arvestab Microsoft teile tasu. Nii, ja ma olen siin natukene eeltööd teinud ja mõned AI agendid siin ette valmistanud. Et näiteks siin on igal müügiagendil, see ongi siis see müügitehingute sõlmimise agent. Siin on samm-sammuline juhend ja samm-sammult saab siis mööda neid samme kõndida ja agente seadistada. Et siis, kui tuleb selline roheline täpikene, siis see näitab seda, et see punktikene on teil läbi käidud ja te olete kõik vajalikud sammud ära teinud selleks, et jätkata ja edasi liikuda. Et siis, kui esimene punkt on tehtud, lähete siit edasi ja siis hakkate järgmisi tingimusi ette andma ja mööda neid samme kõndima. Ehk siis need on tegelikult sisendinfo agendile, et ta oskaks toimetada nende kirjetega, millega te palute tal seda teha. Ehk siis hästi oluline osa on siin ka kindlal protsessil, kindlatel reeglitel, mille alusel see AI agent hakkab mingisuguseid tegevusi tegema. Et siin on näiteks valikukriteeriumid, et saab ette anda juba väljapõhiselt AI agendile, et milliste tingimuste alusel ta hakkab tegutsema. No ma praegu panin siia minimaalselt andmeid, aga tegelikult siis saab siia oluliselt rohkem neid tingimusi seada. Ja kui nüüd vaadata, et müügivihjete eelvaadet, siis ta toob ka selle nimekirja, et näiteks on tulnud kliendipäringuid, müügivihjeid ja te olete andnud ette tingimused, et mis tingimuste alusel need suunatakse AI agendile tegelemiseks. Ja siin ongi näha nimekiri, mis on siis nende tingimuste alusel tekkinud ja need suunatakse siis AI agendi töölauale ja vastavalt järgnevatele juhistele AI agent siis hakkab nendega tegutsema. Näiteks on AI agent võimeline koostama kliendile eelvastuse tema päringule. Teie asi on siis see üle vaadata. Kui see AI agent on teil hästi välja treenitud ja te olete korralikud juhendid talle ette andnud ja ta on väga hästi hoolega õppinud teilt, siis ta on võimeline ka täiesti iseseisvalt klientide kirjadega tegelema. Aga seda kindlasti alguses ei soovita, sest ega praeguse AI ei ole ka eesti keeles võib-olla nii tugev kui inglise keeles. Et kindlasti inglisekeelses keskkonnas saab seda rohkem kasutada, aga usun, et ka eesti keeles on abiks. Et jah, seadistamisel inimene siis seadistab ära ja saab siis AI teha neid tegevusi just nii, nagu reeglid ette näevad. Ehk siis põhimõtteliselt ta on nagu juba olemasolev kolleeg, kes on võimeline väga täpselt jälgima ette antud juhiseid ja tegema just seda, mida teie talle ütlete. Ehk siis inimene juhib seda AI agenti tööriista kaudu ja saab siit kaudu ka jälgida. Saab ette anda erinevaid dokumente, mille alusel ta vastuseid koostab. Ta saab ka uurida, ehk siis siin on võimalik samm-sammult talle ette defineerida, et mida ta täpsemalt tegema peab. Ja
ja lõpuks ta siis ka teeb teile kokkuvõtte ja aitab teid igapäevatöös. Et sellised võimalused on siis nüüd Microsofti CRM lahendustes. Ja ilmselt neid tuleb ajapikku juurde ja kui nendest peaks puudu jääma, siis kindlasti on Copilot Studio koht, kus te saate ka personaliseeritud AI agente enda jaoks luua. Nii, ma vaatan, kas ma rääkisin teile nüüd. Ja tundub, et see oligi nüüd viimane teema, mida ma teile rääkida soovisin. Kui teil on nüüd küsimusi, kindlasti kirjutage meile ja me leiame nendele küsimustele kiiresti ka vastused. Aga siis mina tänan kõiki osalejaid ja aitäh, et leidsite aja siia tulla ja kuulasite. Suur tänu ja kohtumiseni!